Täna on mul kavas siis teha mulgiputru. See on siis, vaja on selleks ainult natukene odrakruupi, kartulit, sibulat, liha ja tänapäevase moega paneme siia ka aedliivateed ehk siis punet. Kruup on mul juba 2 korda läbi pestud ja nüüd ta on leos. Senikaua kuni ma kartulit koorin ja sibulad ja liha valmis panen, senikaua on ta mul siis siin leos. Pärast seda lähevad nad kõik kööki ja pliidile. Kilo kartuleid on nüüd pestud ja kooritud. Nüüd on vaja nad lõigata paksudeks või enam-vähem sellisteks viiludeks. Need viilud lahutame siis poti põhja. Siia peale lisame siis nüüd vees leotatud tangu. Seejärel paneme vett juurde ja lähebki tulele. Vett tuleb lisada 2-3 sentimeetrit üle kogu selle kupatuse. Retseptis on kirjas, et siia läheb 1-2 sibulat, aga kuna mul on sibulat nii väikesed, siis ma panen neid 4 tükki. Sibul on nüüd tükeldatud ja kooritud. Nüüd on järjekord liha käes. Liha läheb umbes pool kilo. Minul on siin natukene üle kilo. Võtame siis selle enam-vähem pooleks ja tükeldame sellegi ära. Ja nüüd kogu see kupatus sibulaga pannile, enne panen siia ka liha üldmaitseainet juurde. Nüüd kui mulgipuder on natukene aega keenud juba ja liha on tulel, siis ma panen ka punet juurde. Võtsin pudrul kaaneera pealt ja panni ka natukene kaugemale tulest, sellepärast et tuli läks liiga intensiivseks. Ja nüüd ootan, kuni kõik ilusti keeb ja praeb. Nüüd on puder põhimõtteliselt valmis keenud. Nüüd on vaja ta pudruks tampida ja siis liha ka sisse panna. Vist sai vett ka natukene liiga palju, nii et ta jäi natukene vedeli esialgu, aga see paraneb kindlasti, kui siia panna nüüd liha ka sisse ja ta natukene seisma jätta. Kuigi lätlased ja lõunaeestlased tavatsevad mulgiputru keeta piimaga, siis mina tegin seda veega ja panin siia võisilma ka, et oleks mõnusam. Ja mina joon piima ehk õigemini siis kakaod, mis on piimast tehtud, siia kõrvale. No vaat, mille ma ära unustasin, soola. Aga sellest ei ole midagi, soola saab alati juurde panna. Ära võtta ei saa.